Just nimelt kell on nii palju, et tuleb teha üks telefonikõne ja sellel nädalal on ilmunud üks uudis. Äsja tähelepaneliku lugeja poolt üle pika aja radarile võetud kunagise sekspommi Vändra Aveli ehk Aveli Aabeli kohta on põnevaid uudiseid. Neidis on võtnud endale Facebookis uue nime ja märkinud suhtestaatuseks abielu, kuid üllatust. Õnnelikuks kaaslaseks ei ole üldse mõni ülikuum trimmis mehepoeg, vaid hoopis Kristiina nimeline blondiin, kellel on hüüdnimeks hellitavalt Musu. Kirgitud üksteise piltidele jagatud kommentaarid kõnelevad selget keelt, et neidude vahel on midagi enamat kui lihtsalt sõprus ja kuna kommenteeritakse üksteise kehakumerusi ning pillutakse ühemõttelisi flirdifraase, siis ei ole mitte mingisugust kahtlust, et nende vahel on tõmme ja Aveli uueks nimeks Facebookis on nüüdsest Ruby Crystal. Me mõtlesime, et püüame Aveli kinni, Ruby Crystali kinni ja helistame temale läbi, kinni on ta püütud siis läbi telefoniliinida. Tere hommikust, Ruby Crystal! Tere! Ruby, kuidas sinul on vahepeal läinud, oled olnud kadunud ja nüüd taas siin on taas tähele pandud? See on väga hea, et mind tähele pandud on, et ma olengi tükk aega kadunud olnud, et ei olen igal pool ringi käinud ja olen ekselnud selles mõttes, et olen püüdnud küll erinevate fotograafide piltide peale ennast mahutada, aga kuidagi ei jää. Sa elasid vahepeal Soomes, mis sa tegid seal? Mis sa tegid seal, oled tagasi nüüd? Soomes käisin laevaga. Aga sa tööl ei käinud seal? Ei, ma ei käi tööl. Ma ei käi, kui tööl ei ole kunagi käinud, et mul ei ole vajadust selles mõttes, et töö võtab väga palju aega ära ja mul ei jää chattimiseks aega eriti ja niisama hengamiseks. Kuule, sellel nädalal räägitakse väga palju sellest, et sa oled leidnud endale tüdruksõbra, kelle hüüdnimi on hellitavalt Musu. Musu. Vaatasin hiljuti ühte telesaadet, kus oli külas Erki Nool, kes siis rääkis väga agaralt sellel teemal, et kooseluseadus. Ja ma tean seda, et sa oled ise ka mõni aeg tagasi poliitikas olnud ja sa oled Isamaa Liidus olnud. Ma olen olnud Isamaa oli vist nimi Isamaaliit, aga ma eriti ei mäleta. Ma eriti ei käi seal kohal, aga ma olen poliitikast väga huvitatud, aga kahjuks ma Heiki Noort ei tunne. Kas sa ise ei juhtunud seda saadet vaatama, kus ta oli? Ma midagi olen kuulnud küll, et ta käis ja et rääkis juttu ja ta on selles mõttes, et aga ma isiklikult ei tunne teda. Et ma ei tea, kas ma olen taga ühes selles ministeeriumis koos või ei ole. Et seda ma ei tea, aga mulle poliitika muidu väga sümpatiseerib ja aga ma tõesti ei tunne seda inimest, jah. No aga sa oled siis väga õige inimene, kelle käest siis ka küsida seda, et mida sina kooseluseadusest arvad? Aga seadused on ka väga toredad asjad, et nemad aitavad ikkagi asju reguleerida meil ja siin mul ise ma ei ela koos. Et Musu elab kõrval Paradnas, me käime üksteisel külas ja et kooselu ma ei saa koos elada kellegi, sest mul ei ole eriti palju ruumi, et keegi enda juurde võtta. Et mul on isa ja emaga elan koos ja isal on mul tank. Nii, ma ise olen natukene sinu kohta siin taustauuringut teinud enne, kui ma sulle helistasin, et sul pidi kodus olema nii palju riided, et sa ei mahu koju ära, et ma eeldasin kuidagi. Ma räägin, ruumi ei ole ja riideid on nii palju ja ma just käisin laevaga Soomes, ostsin veel riideid. Et mul on isegi kangast mitu rulli on toas ja sealt ma lõikan ikka väikse tükikese, teen endale väikse seeliku ja siis panen teisuinikusse. Ja niimoodi mu elu veereb selles mõttes, et mul on riided, mulle meeldivad riided. Eriti pidi sul palju kodus... Kardinad. Ja sul pidi väga palju bikiine olema, punased, mustad, kirjud, roosad, valged, aga kas on ka uusi toone lisandunud? Nüüd ostsin täiesti oma ihuvärvi bikiinid, mis jätavad mulje, nagu mul ei olekski midagi seljas. Need on väga kelmikad. Aga võin neile vaata ka, kui on vaja.
Siin mõned aastad tagasi, 2008, viskas sul kops üle maksa, kui meedia valis sind kõige kehvemini riietunud staariks, et oled sa oma stiili natukene muutnud ka või püsid ikka sama rea juures? Ei, põhimõtteliselt mul viskas koblaka ette see, et mind Vändra Aveliks on ju teemeldatakse, et ma nagu tegelikult ei ole üle elu sees Vändras käinudki. Sa oled Türilt pärit? Ma olen Türilt pärit ja näiteks ma ei saa aru, et kohe peab Vändra, näiteks kui näiteks on mingi Tõnis, kes elab Lasnamäel või Musta Tõnis Mägi või näiteks, et kui sa oled Jaan ja elad Tallinnas, siis oled Jaan Tallinn või elad Nõmmel ja oled Indrek, siis oled Nõmme Ints või mingi siuke asi. Kohe pannakse selline maakonna tiitel. Ma kujutan ette, et kui ma läbi Eesti marsiksin igal pool, kus ma peatuse teen, siis ma saaksin kohe sealt omale nime, kui keegi sealt pilti teed. Näiteks lähen Tartusse, teen Mäos peatus, olen kohe Mäo Aveli. Kas see on nüüd ilus siis niimoodi kohe geoloogiliselt niimoodi mõnitada inimesi koha järgi või? Kui sa oled Tartu inimest, olete teie, jah? Ja me praegu hetkel oleme küll Tartus siin oma stuudioga. Nüüd ülejäänud oletegi Tartu eesviitega inimesed peal. Et ma kuulan seda saadet edasi, et mis teil on seal need nimed, ma ei tunnegi teid eriti ka. Me oleme täna täiesti suvalised inimesed. Tänavalt tuleme, jah. Tartu suvaline. No on hea nüüd või? On. Kuule, aga kus sa endale selle nime said, Ruby Kristal? Kes sulle inspiratsiooni andis? No kristalli maadega ma olen tegelenud juba lapsepõlvest saati, et mul on kodus väga suur roosa kvarts, idekogu ja smaragde on mul ja kristall, ütleme siis maagiaga tegeleme väga palju. Ja Ruby on siis tulnud ingliskeelsest sõnast nimest Ruudi, aga kuna see on mehe nimi, siis ma kaetasin B vastu ära ja ongi Ruby Kristal. Kas sidekriipsuga? Komaga. Kuule, aga räägi meile täpsemalt sellest, kas vastab tõele, et sinu armastus on Kristiina nimeline blondiin, kes siis sinu kõrval Paraadnes elab, või te teete nalja? Me teeme tõesti nalja ja minu meelest on see väga naljakas. See on väga naljakas ja tegelikult minu armastus on ikkagi minu hamster, kelle nimi on Piiksu, kes elab mul köögis. Ja tema on minu armastus, et tegelikult me teeme nalja, vaata, teil on endal ka lõbus seda lugeda kõik on ju. Isegi kuulata on lõbus. Vot, jah, et selline naljanina olen ka. Aga Ruby, mis edasi? Nüüd on jälle sind avastatud, sind on leitud, kas jääd ikka meil nüüd veergudel virvendama või kaod uuesti ära? Ja mulle tõesti pakkumisi juba, et alustan siis ilmselt sügisest uut telesarja, kus ma olen ilmselt selle saate juht. Millest see telesaade on, veel täpselt ei tea, aga mina olen seal. Ja see on juba väga naljakas, see on naljasaade. Ahah, siin selle intervjuu lõpuks ma küsiks veel ühe väga... Olme Raudne oli selle nimi. Ma hakkan seda juhatama, õige meelde tuli. Et Vihkel läheb sinna poliitikasse, et siis nii-öelda siis vabaks ja mina siis teen sügisest 3 raudset. Kindlasti meie hakkame seda saadet väga vaatama, aga enne kui me sulle head aega ütleme, täname selle täpsustuse eest, et kuidas siis täpsemalt sul musuga on, siis ütle palun, kui palju sul meigi peale raha kulub? Tonn, 6. Aitäh sulle, Ruby! Aitäh, et sa said meiega rääkida ja aitäh, tervita musu ka! Musu!